Ja lihaklimbisupi tarbeks läheb meil siis vaja porgandit, 2 väiksemat, 1 suurem, minul on 1 suurem, siit kohe edasi mindes natuke maitserohelist, 1 sibul, 5 keskmist kartulit, kuskil poole kilo jagu liha, sealiha siis kondiga, et annaks hea puljongi. Samuti klimpide tarbeks pisut nisujahu, võid, muna ja piima ja samuti ka soola. Kogu sellest tooraine kogusest peaks välja tulema umbes 3 liitrit suppi. Esimese asjana paneme keema supipuljongi ehk siis seesamane kondiga sealihatükk külma vette ja kõik see pott tulele. Senikaua, kuni meil lihapuljong keeb, teeme ära klimbitaigna. Me võtame võid ja hõõrume ta siin kausi põhjas natukene soemaks või pehmemaks. Kui see on tehtud, lööme lahti munad kõrvale kaussi. Ja vispliga natukene lahti. Ja lisame siia ka soola munadele juurde. Nii kaua, kuni sool on segunenud siin, lahustunud, paneme ta siia peale ära. Ja üritame siin natukene teda siis veel kokku segada. Siis lisame vaheldumisi jahu ja piima, ehk siis natukene jahu. Segame jällegi. Seejärel taas piima, jälle jahu ja nii edasi, kuni kõik jahu ja piim on ära kasutatud. Ja jätame klimbitaigna mõneks ajaks paisuma. Senikaua, kui nüüd meil klimbitaigen paisub, puljong keeb, tegeleme meie köögiviljadega. Ehk siis on meil kartul, sibul, porgand vaja ära koorida, ära tükeldada. Nüüd vahepeal vaatame seda puljongit ka, et kõik vahepeal kogunenud vaht, mis siin on, tuleks ikkagi ära korjata pealt, et jällegi saavutada ikkagi supil selline selge puljong. Ja kahtlemata ka maitseomadused jäävad paremad, kui vahtu sisse ei keeleta.
ja vahepeal kindlasti ei tohi unustada puljongit. Taas rõhutan, et vaht tuleb ikka pealt ära korjata. Ja paneme ta ka natukene väiksema tule peale. Ehk siis mina panen päris väikse leegi peale kohe siia. Nüüdseks on meie supiliha siis keenud umbes 1,5 tundi ja on paras aeg lisada siia natukene soola. Paneme siit veskist meresoola sisse. Nii, ja loomulikult ka siis eelnevalt sahtitud sibula ja porgandi. Ja sibula ja porgandi keedame siin nüüd pool valmis ja peale seda lisame kartuli. Porgand ja sibul on ilmselt pool pehme, on paras aeg ka kartul juurde lisada. Nüüd on meil kartul peaaegu pehme ja on paras aeg panna klimpe siis supi sisse. Klimbitaigen on nüüd parasjagu ka pundunud meil siin ja panemegi ta siia hästi ääre peale ja vahepeal siis lusikat vette kastes võtame siit selliseid klimpe. Klimbi suurus jälle on igal perenaisel täpselt enda järgi paika pandud, et kes teeb pikemaid, kes teeb ümmargusemaid, kes teeb suuremaid, kes teeb väiksemaid. Nii, ja niimoodi see töö käib. Klimp on valmis siis, kui ta ujub pinnale ja ega ta suuremat rohkem keetmist enam ei tahagi. Ja nüüd on jäänud siis ainult panna peale ka natukene supirohelist. Ehk on mul siin peterselli. Katime ka selle natukese peenemaks ja ongi supi lõplik maitsestamine meil tehtud. Segame ta veel korra läbi, et kõik klimbid on ilusti peale tulnud ja valmis tema oli jälle.